kas tõesti? Mulle meeldib üks lause. Ta lihtsalt ei sobinud meie kultuuri. See on justkui organisatsioonide Šveitsi taskunuga. Ta sobib igale poole. Töötaja lahkub, ei sobinud kultuuri. Töötaja annab ausat tagasisidet, ei sobinud kultuuri. Töötaja küsib, miks otsused pidevalt muutuvad. Väga tark inimene, aga kuidagi sobinud kultuuri. Vahel tundub, et kultuuri sobivus tähendab lihtsalt seda, et inimene ei osanud õigel hetkel vait olla. Ütleme ausalt, mõnes organisatsioonis ei tähenda kultuur väärtusi. See tähendab harjumusi, mida keegi enam ei julge kahtluse alla seada. Kui kõik on harjunud koosolekul vaikima, siis inimene, kes küsib, miks me seda teeme, tundubki probleemne. Kui kõik on harjunud, et juht annab reedel kell 16:47 uue kiire ülesande, siis inimene, kes küsib prioriteete, ei ole negatiivne. Ta lihtsalt üritab aru saada, kas organisatsioonil on plaan või toimub kõik vastavalt ilmastikule. Ja siis öeldakse, et ta ei tunnetanud meie tempot. Võib-olla tunnetas küll, lihtsalt pulss oli tal veel normaalne. Muidugi vahel tõesti ei sobi mõni inimene organisatsiooni. See on võimalik. Aga liiga tihti kasutatakse seda lauset selleks, et mitte küsida rasket küsimust. Kas inimene ei sobinud kultuuri või hoopis kultuur ei kannatanud inimest, kes nägi probleemi liiga selgelt? Sest kui iga kriitiline, süsteemne või teistsuguse kogemusega inimene ei sobi kultuuri, siis võib-olla ei ole probleem sobivuses. Võib-olla on probleem selles, et organisatsiooni kultuur on muutunud klubiks, kuhu pääseb ainult siis, kui sa õigel ajal naeratad, ei küsi liiga palju ja nimetad segadust paindlikkuseks. Nii et järgmine kord, kui keegi ütleb, ta ei sobinud kultuuri, siis tasub küsida üks lihtne küsimus. Kas ta ei sobinud kultuuri või ta paljastas selle tegeliku pale?